Tere kalamehed! Täna sai siis külastatud Pärnu jõge ja tutvustaks toimivaid püügivahendeid, mis mul täna toimis, mis ei toiminud, lühikokkuvõtte lantidest, sigipeadest. Et sisuliselt hommikul alustasin püüki, siis voolu meil praktiliselt ei olnud. Püüdsin paar tundi 10 testiga Microchik Salmo Elite ridvaga. Päeva peale see vool tõusis päris oluliselt ja võtsin kasutusele Jig 17 Elite seeria oma. Et üldiselt need on vaieldamatult minu lemmikridvad, et soovitaks kõigile neid, kes Pärnu jõele nüüd kalale tulevad, et siis tasuks omal kaasa võtta vähemalt 2 ridva. Üks, kui kasutate kergemat jigipead, siis ütleme nii, et ideaalne selle 10 testiga ridva puhul oleks kasutada niukest 4, 5, 6 grammist jigipead. Kui raskus läheb juba suuremaks, 7-8 grammine, mis meil täna päev läbi on kurat tõõtsutab, siis soovitaks kasutada 17 grammist. Saab lantidel oluliselt intensiivsema mängu anda, haakimine ja kõik muud asjad on oluliselt täpsemad. Nii, see nüüd ridvadest, mida ma täna päeva jooksul kasutasin. Kalad on siin ees kohe näha, mis me siin täna saime, normi ja kohvenaid. Täna siis toimisid suht erksad toonid üllataval kombel. Valikus nagu ikka Salmo ja siis ka kunki. Hommikupoole meil toimisid siin niisugused erinevad sitikad-satikad, et väga-väga huvitavad landid olid. Et see oli hommikul nüüd üks ülihästi toimiv lantmees. Ja samuti oli see väga hästi toimis vahepeal. See on nüüd Pasara seeria oma. Siis vahepeal Ahven nüüd millegi pärast ei otsustanud enam koostööd teha ja siis hakkasin proovima igasugused sitikaid, satikaid, krabisid ja ussikesi ja asju. Sellega sain päris ahvenaid mõningad sellega. See oli nüüd niuke, kui olid niisugused 20-minutised pausid võttudel, siis sellega midagi ikka tilkuma hakkas. Siis oli üks vaieldamatult hea, aga ütleme nii, et see on nüüd hästi väike lant, et väiksemad konksud natuke sellele landile. Siis sain seda tüüpi lantidega. See väga kaua ma püügiaega ei saanud, aga ütleme nii, et toimis. Eks mul täna oligi niisugune katsetamine, et millised landid toimivad, millised ei toimi. Et kõik need landid, mis ma praegu siin näitan, need täna toimisid väga hästi. Siis sellega nüüd väga palju ei saanud. Püüdsin ka võib-olla mõned minutid, aga mõned ahvenad sellega. Siis see oli nüüd, kui ahven väga pirtsutas võtmist, see lant. Ja muidugi tänase päeva vaieldamatu hit oli nüüd kunki. Et sellega sain julgelt pooled ahvenad ja võttis aktiivselt ja ütleme nii, et see võiks teil alati kaasas olla. Jah, seda võin isegi mina öelda. Siis alati soovitaks kasutada fluorkarbonit. Nööri otsas niuke 7-80 sendine jupp. See nüüd, kui on kivine põhi või midagi õõrdumised põhjas, ja samuti kala seda ei näe ja landi mäng ja kõik asjad on, ütleme nii, et mina kasutan vaieldamalt alati seda. Ja konksudest täna siis toimisid mul niuksed asjad. Predator seeria omad. Et väga hea konksud, soovitaks kasutada mikrojigiga. Ja siis, nagu ma eelnevalt ütlesin, siis oligi 5 ja 7 grammine jigipea oli põhiline. Kui vool kadus ära, püüdsin 5-sega, kui vool tõusis, läks kiiremaks 7 grammisega. Nii et sellised asjad siis täna meil toimisid siin Pärnu jõel. Nagu näete, siis saak on täitsa korralik. Päris norm ei ole, mingi 14 kilo vast siin on. Kast ääreni täis on 15 kilo. Äraminekuid oli palju, aga üldiselt päevakuiv rahule jääd. Jah, väikest oli ka vähe. Edukat Pärnusse tulekut. Nüüd teate, mis siin Pärnus toimib ja mis võiks kaasas olla. Eriti just oluline ongi need spinningute pool, et sellise testiga 2 spinningut võiksite raudselt kaasa võtta. Siis te kalata ei jää. Edu! Mis lant oli? See kunki või?